Mis keelt tehisaru räägib? No sa tõenäoliselt tead, et sellega saab rääkida nii eesti, inglise kui ka ilmselt veel 100 või 1000 erinevas keeles. Aga see ei oska kõiki keeli sama hästi. Vabandage, kas te räägite eesti keelt? Eesti keelt ei, kahjuks ei räägi. Tehisaru oskab midagi seda paremini, mida rohkem on sellel treeningandmeid. Inglise keeles on internetis lihtsalt rohkem tekste kui eesti keeles ja seepärast saad inglise keeles suheldes praegu paremaid vastuseid. Miks on see oluline? Me ju armastame eesti keelt ja tahame, et seda ka tulevikus kõneldaks. Aga keelte saatus on seotud tehnoloogia arenguga. Näiteks, kui tekkisid raamatud, siis liikus suurem osa informatsioonist raamatutesse. Kui tekkis internet, siis liikus väga suur osa informatsioonist internetti. Ja praegu on meil selline tehnoloogiline murrang, kus info hakkab liikuma läbi keelemudelite. Näiteks, kui tahad kursis olla, mis maailmas toimub, siis selle asemel, et lugeda ajalehte või isegi sotsiaalmeediat kerida, võib tehisaru jutustada sulle ümber kõik sinu jaoks olulisemad uudised USA ja Hiina vastasseisust kuni selleni, mida su sõber eile tegi. Ja kuna praegu on see murrang, kus tehisaru areneb tohutult kiiresti, siis püüamegi Eestis teha tehisaru hüpet, et me püsiksime arenguga kaasas. Muuhulgas selleks, et meie keel jääks püsima. Kujuta ette, et eesti keel on äpp sinu telefonis. Saad uue ja vingema telefoni. Tahaksid küll eesti keele äppi edasi kasutada, aga uus seade ütleb, et kurb küll, aga nii vana äppi enam ei toetata ja peadki sellest loobuma. Sellist olukorda ei tohi tekkida. Eesti keel peab olema nii-öelda igal platvormil ja iga tehnoloogiaga kasutatav. Hetkel on meil sellega seoses mõned väljakutsed. Näiteks, tehisaru teeb eesti keeles vigu ja hallutsineerib sõnu. See räägib häälrežiimis veidi ebaloomuliku kõlaga. Isegi kui see eesti keelt oskab, siis see ei tunne väga hästi meie kultuuri ja väljendeid. Näiteks veel hiljuti oli nii, et kui küsisid, mis on korgijook, siis selle asemel, et öelda uimasti, vastas see, et korgijook on korgiga jook. Väiksemates keeltes annab see üldiselt kehvemaid vastuseid. See oleks justkui mõnes keeles targem kui teises keeles. Mis on kõigi nende väljakutsete põhjuseks? See, et eesti keele kohta on tehisarul olnud vähem treeningandmeid. See on nagu tehisaru oleks inglise keelt õppinud 1 miljard tundi, aga eesti keelt ainult 1 miljon tundi. No loogiline, et ei oska sama hästi. Aga kui tehisaru ei oska eesti keelt nii hästi, kipuvad inimesed kasutama inglise keelt. Mis siis teha? Lahendus on lihtne. Tehisarule on vaja eesti keele kohta rohkem treeningandmeid. Kuidas me seda anda saame? Esimene isamaaline tegu on toota eesti keeles andmeid juurde. Küsid, kuidas mina, lihtne õpilane, toodan andmeid? Iga sinu kommentaar TikToki video all, iga sotsiaalmeedia postitus, need kõik on andmed. Sa toodad andmeid iga päev. Oluline on, et sa looksid kvaliteetset sisu. Muidugi videod ja kommentaare saab tehisaruga ka luua, aga kui me toodame tehisaruga, kes eesti keelt hästi ei oska, mägede viisi jura ja õpetame teda selle sama jura pealt, siis asjad ei lähe paremaks, vaid see õpib lihtsalt veel tugevamalt need samad mustrid ja vead ära, mida ta juba teeb. Nii et kasuta oma pead, sest ainult nii läheb tehisaru ka paremaks. Teine isamaaline tegu on suhelda tehisaruga eesti keeles. Tehisaru õpib pidevalt sellest, kui sina sellega suhtled. Ja see annab ka signaali tehisaru arendavatele ettevõtetele. Kujuta ette, et sina oled sellise firma juht. Sa vaatad, et nii, sel kuul on inglise keeles küsitud tehisarult asju nii palju ja hiina keeles nii palju ja prantsuse keeles nii palju ja järsku, ossa, mis selle eesti keelega toimub? Kui ettevõtted näevad, et tehisaru tahetakse eesti keeles kasutada, siis on neil põhjust arendada oma tooteid ka eesti keeles. Kasuta tehisaru eesti keeles ja loo oma peaga kvaliteetset sisu, siis õpetame sellele eesti keele eriti hästi selgeks ja teeme eesti keelest tulevikukeele.